Läbirääkimised Iraani üle on lõplikult ummikusse jooksnud ning Donald Trump on selle tõttu raevus ja plaanib sõja uut faasi. Iraan esitas pühapäeva hilisõhtul vastupakkumise vastuseks USA rahuplaanile, mille USA president tegi nädala eest. Kuid Iraani ettepanek ei rahuldanud president Donald Trumpi, kes nimetas Iraani projekti täiesti vastuvõetamatuks. Nüüd teatavad allikad, et Iraan mängib selget mänge Donald Trumpiga, kuna pakkus taas välja tuumaprogrammi küsimuse ja osa Iraani kõrgelt rikastatud uraani kolmandale riigile üleandmise. Juba eraldi 30 päeva pikkusteks läbirääkimisteks, ehk siis öeldakse, et lõpetame kõigepealt sõja ja arutame tuumaprogrammi kunagi hiljem. Aga see pole veel kõige tähtsam. Iraan nõuab nüüd Donald Trumpilt raha Hormuzi väina avamise eest. Ja nõuab, et mitte ainult ei kompenseeritaks talle kahju, vaid tunnistataks ka faktiliselt, et Hormuzi väin on nüüd Iraani territoorium. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pane sellele videole meeldib ja jätka oma kommentaar selle video alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is. Ma olen teile selle eest tänulik. Lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nii, nüüd liigume teema juurde. Varem vastas Iraan lõpuks Donald Trumpi 14-punktivisele rahupakkumisele, aga Trump ise vastus ei muljet avaldanud, vaid hoopis viastas teda veelgi rohkem. Oma sotsiaalvõrgustikus True Social kirjutas ta, tsiteerin: "Ma just tutvusin Inneneinamada Iraani esindajate vastusega. Mulle see ei meeldi." Täiesti vastuvõetamatu. Huvitav on see, et Trump nimetab neid nüüd niinimetatud esindajateks, sest alles eile ütles ta justkui, et tehing on peaaegu valmis. Aga USA välisminister Marco Rubio ütles, et need Iraani poliitilised esindajad ei tee üldse mingeid otsuseid. Kõik otsused teeb Islami revolutsiooniline kaardivägi. Aga mida siis Iraan täpselt nõudis, mis Trumpi jaoks täiesti vastuvõetamatu on? Asi on selles, et Iraan keskendus sõja lõpetamisele, sealhulgas Liibanonis, et Iisrael ei jätkaks sõda Hezbollah vastu, hoolimata sellest, et ta pole relvituks tehtud. Teheran nõuab taas sõjakahjude hüvitamist, mis ulatuvad seal miljardite dollariteni ja nõuab Iraani suveräänsust Hormuzi väinale. Lihtsalt öeldes ütleb Iraan: tunnistage, et kogu Hormuzi väin ei ole enam rahvusvaheline vesi, vaid see on meie, Iraani territoorium, seega peab iga laev, mis sellest väinast läbi sõidab, maksma meile raha, sest ta liigub meie territooriumil. See tähendab, et olukord on tagasi 6 aja tagusesse relvarahu algstaadiumisse. Iraan kutsus samuti Ameerika Ühendriike üles lõpetama mereblokaadi, tagama edasiste rünnakute puudumise ehk andma julgeolekugarantiid, tühistama sanktsioonid ja kaotama keelu Iraani naftamüügile. Ameerika Ühendriigid ei ole ametlikult oma ettepanekuid avaldanud, tuletan meelde, kuid meedia andmetel on juttu Iraani 14-punktivisest vastastikuse mõistmise memorandumist, mis võib avada tee läbirääkimisteks Iraani tuumaprogrammi üle. Relvarahu režiimi, mille eesmärk on soodustada sõja lõpetamise läbirääkimisi, järgitakse üldiselt, kuid piirkonnas jätkub siiski löökide vahetamine, kuigi nende arv on suhteliselt väike. Iraan jätkab Hormuzi väina blokeerimist, mis omakorda tõukab maailma naftahinnad ülespoole ja nüüd pärast Iraani vastust kaob nafta taas. USA tugevdab Iraani sadamate blokaadi, püüdes avaldada survet Teheranile ja saavutada nõusolek oma tingimustele. Aga vaatame nüüd natuke põhjalikumalt asja lahti. Kõigepealt, mida üldse pakkus Donald Trump? Trumpi plaan mahub ühele lehele ja koosneb 14 punktist. Washington teeb Iraanile ettepaneku võtta kohustus lõpetada uraani rikastamine. USA nõustub vastutasuks sanktsioonid tühistama ja blokeeringud eemaldama. Mõlemad pooled tühistavad samuti piirangud transiidile läbi Hormuzi väina. Vastuseks saadab Iraan USA-le oma rahuplaani, mis koosneb samuti 14 punktist. See kõik näeb juba välja nagu mingi tsirkus. See tähendab, et see on lihtsalt paberite vahetamine ja mitte midagi enamat. Siiski, Tasnimi andmetel pakuvad Iraani võimud välja konflikti lõpetamise kõigil rinnetel ja kokkuleppe sõlmimise Hormuzi väina töökorralduse osas. Kui me räägime kõigist rinnetest, tähendab see, et Iraan nõuab oma proksijõudude säilitamist. Näiteks Liibanonis Hezbollah, Gaza sektoris Hamas, Jeemenis Hutid, Iraagis niinimetatud vastupanu telg ja nii edasi.
Samal ajal pakkus Teheran Ameerika Ühendriikidele, et Hormuzi väina saatuse üle peetavateks läbirääkimisteks antakse aega mitte rohkem kui 1 kuu ning pärast seda kuud minnakse üle tuumaprogrammi arutamisele. Teheran teatas samuti, et kokkuleppe tulemuseks peab olema Iisraeli sõja lõpp Liibanoni rühmituse Hezbollah vastu. Ja nüüd kommenteeris Iraani president Masoud Pezeshkian pühapäeval läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. Ta ei maininud küll otseselt Ameerika ettepanekuid, kuid kirjutas, tsiteerin, me ei kummarda kunagi vaenlase ees. Kui jutt käib dialoogist või läbirääkimistest, ei tähenda see kapituleerumist ega taganemist. Peale selle teatasid nad Teheranis, et nad murravad läbi Ameerika blokaadist ega luba Donald Trumpi plaani rakendada Hormuzi väina sõjalise avamise kaudu. Iraani relvajõudude esindaja Mohammad Akraminia teatas, et laevad, mis läbivad Hormuzi väina, seisavad silmitsi tõsiste tagajärgedega, kui nad ei kooskõlasta oma tegevust eelnevalt Teheraniga. Samuti ütles ta, et ameeriklased, tsiteerin, ei suuda kunagi selles tohutus veealas India ookeani põhjaosas tõelist blokaadi kehtestada, lihtsalt täites selle oma laevadega. Siiski säilitavad USA märkimisväärse sõjalise kohaloleku Pärsia lahes. Nende baasid asuvad Kataris, Bahreinis, Kuveidis, Araabia Ühendemiraatides, Saudi Araabias ja isegi siiani Omaanis. Rääkimata neist sõjalaevadest, mis asuvad piirkonnas. Samal ajal jätkuvad teated pühapäevastest rünnakutest, mida Iraan siiski korraldab USA-ga liitunud laevade ja riikide vastu selles piirkonnas. Pühapäeval teatas Briti meretranspordioperatsioonide keskus, mis jälgib rahvusvahelisi laevateid, et umbes 43 kilomeetrit Katarist kirdes tabas tundmatu mürsk kuivlasti laeva. Laeval puhkes väike tulekahju, kuid keegi viga ei saanud. Hiljem teatas agentuur Fars, see on Iraani agentuur, viidates allikale, et laev, tsiteerin, sõitis Ameerika lipu all ja kuulus USA-le. See tähendab, et Iraan tunnistas sisuliselt üles, et just nemad ründasid seda laeva. Lisaks teatas Kuveit pühapäeval, et tema õhuruumi sisenesid droonid ning riigi sõjavägi lahendas selle probleemi. Mõni tund hiljem teatasid Araabia Ühendemiraadid, et nende õhutõrjesüsteemid. Siinkohal tasub meenutada, et 6. mail kirjutas Donald Trump oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social, et kui Iraan ei nõustu tema kokkuleppega, algavad pommitamised. Ja kahjuks on need palju ulatuslikumad ja intensiivsemad kui varem. Sellise avalduse tegi Trump nädal tagasi. Iraan on juba tema kokkuleppele vastanud ja ei, nad ei nõustunud. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha mis tahes annetusega, selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või skannides oma ekraanil olevat QR-koodi. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.